Käes on Vabaduste portaali toetuskampaania. Just tänu sinu panusele saame luua sisukaid analüüse, podcaste ja intervjuusid. Tutvu meie tegemistega ja toeta meid vabadused.ee/toeta. Seisame isikuvabaduste eest. Vabadused.ee. Tere taas kuulama ja vaatama saadet Epitsentris. Võtame täna taas ette mitu teemat. Ei kraabi neid lihtsalt pinna pealt, vaid puurime ikka sügavamale. Mina olen Vabaduse.ee toimetaja Hannes Sarv. Ja mina olen ajakirjanik Teisi Heleme Sarv. Algatuseks küsime täna, kas elu läheb muudkui paremaks, nagu valitsejad ütlevad, või on hinnatõusu all ägav rahvas hoopis vaesumas. Pärast seda ka proovime ära arvata, kes jagab valeinfot, kas need, kes suurte elektrikatkestuste taga ebastabiilsest tuule- ja päikeseenergiast räägivad, või hoopis need, kes katkestustes kliimamuutusi süüdistavad. Seejärel arutame edasi Eesti poliitika, majanduse käekäigu, samuti energeetika üle. Stuudiosse tuleb külla ettevõtja Raul Kirjanen. Professionaalse poliitiku nina all suudad teha piisavalt kõva lärmi. Sa oled nagu võimeline tema otsustamisvõime täiesti ära nullima. Kui me mõtleme, et missuguseid majanduspoliitilisi otsuseid on Eesti teinud viimase 3 aasta jooksul, mis oleks tegelikult või mõjutaks väga positiivselt meie majandust, siis ma ütlen päris, mul ei tule ühtegi nagu ette. Aga enne veel, kui alustame, annan teada, et käimas on portaali Vabaduse.ee toetuskampaania. Kui sul on see võimalus, siis tule ja toeta, et saaksime nii nende saadete kui muu asjaliku sisu tootmisega jätkata. Astu läbi lehelt Vabaduse.ee alalehelt toeta. Ja selle kõrval, nagu ikka, aidake sõnal levida. Tellige meie kanal, märkige saade meeldivaks ja jagage seda sotsiaalmeedias. Aga läheme siis teele. No nii, vaatame siis esmalt otsa mõnede viimaste uudiste valguses Eesti majanduse olukorrale ja küsime, kas jalad on põhjas ja algabki majanduskasv, nagu peaminister Michal meile lubab, või oleme hoopis tükkis vaesumas. Nii, käsi püsti või kommentaar video alla. Kes ei ole poes makses tundnud, et ostukorv on kallim kui aasta tagasi? Või kas või 3 kuud tagasi? Sa juba tõstsid käe püsti. Ei tunne, käsi ei tõuse. Ma see valesti vabandust. Igatahes, et kui ma käin poes, siis tunnen küll, et mõned püsiostud, mis on ära kadunud, nagu mähkmed meie pere näitel, mis olid märkimisväärne kulu, siis olenevat sellest, ega ostukorv odavamaks küll ei ole läinud. Mähkme hind on teistel kaupadel juurde tulnud selles mõttes. No, ma isegi ütleks, et rohkem kui mähkme hind. On. Ja eks ta tõsi ole, et ostukorv on kallim, ilmselt läheb veelgi kallimaks, sest maksud mai alguses juba tõusis jälle elektri, diislikütuse, maagaasi ja kütteõli aktsiis. Et see poe hindadesse jõua, et seda vist väga loota ei maksa. Jah, need on kõik sellised sisendhinnad. Ma olen muidugi alati hindu vaadanud ja püüdnud teha teadlikku otsuseid, kuid mida aeg edasi, siis enam vist sellest teadlikkusest on vähe tolku, et hakkad vaatama hindu hindade pärast. Ja täitsa kurb on tegelikult selle valguses lugeda Tervise Arengu Instituudi selliseid näpuvibutusi, et tervislik toitumine on kõige alus, sest kas te olete vaadanud, kui palju see tervislik toitumine siis maksab? Kuskilt kuulasime ju seda mingit Riigikogu juttu jälle ja siis üks oli see regionaal- ja põllumajandusminister vist. Tema rääkis, et eestlased söövad liiga palju sealiha. Et ma ei tea, kas see käib ka selle alla, et ei ole tervislik või mitte, aga vist oli midagi, et ei ole tervislik. Sealt tuleb ikka nagu selliseid säravaid pärleid. Aga mis see tema asi on? Ma tahtsin just öelda, mis see tema asi on? Aga läheme veidi sügavamale. Konjunktuuri instituudi hinnavõrdlus aprillis annab päris hea pildi, mis hinnad täpselt siis, kui palju tõusnud on. No enamus on tõusnud. Ja kui kuskil langus on olnud, siis on see siuke pisike ja marginaalne. Ebareaalne on see, et hapukorv maksab 24% rohkem kui aasta tagasi, mullu aprillis. Selline tunne, et osta lehm koju hakka siis nullist piimast ise võid ja happukoort tegema, nii nagu, ma ei tea, mina oma lapsepõlvest tegema. Kus me paneme lehvad?
dušinurka vahepeal tõstad välja, meil on muruplatsi ka ümber maja. Lapse voodi all. Lastele meeldiks. Ehk see on sellise tunnetuse kinnitus, et hinnatõus on ja väga korralik jälle, et kui sama Konjunktuuriinstituudi aprilli infot vaadata, siis nutt tuleb peale. Kirjas on, et majanduskliima näite on jõudnud üle 3 aasta rahuldavale tasemele. Hetke majandusolukord on jätkuvalt halb. Tarbijate kindlustunne on madal. Kõik majandususalduse ja kindlustunde indikaatorid on jätkuvalt punases. Hindade tõusu nähakse ette kõikides ärivaldkondades. Perekondade majanduslik olukord halveneb. Usaldamatus valitsuse majanduspoliitika suhtes on jätkuv masendav. On masendav, aga selles mõttes, et ei ole ju viga. Konjunktuuriinstituut pidi pahad inimesed töötavad, siis ma kuulsin jälle, Jürgen Ligi ütles, et nad ei ole väga head, tuleks üldse välja vahetada need inimesed või küsitleja tuleks välja vahetada, et ta kuskil ütles. Ja selles mõttes see ei ole mingi déjà vu, et me oleme siin varemgi majandusolukorrast rääkinud, aga nüüd on see, millest me aasta alguses rääkisime reaalselt ka tegelikult kohale jõudnud või kätte jõudnud, et inimestel on päriselt ka raske, et nad ei saa selle hinnatõusu käes enam hakkama, aga siis tuleb kuskilt keegi Jürgen Ligi, kes ise nimetas siin hiljuti Riigikogus esinedes ennast tulupoole ministriks ja teatab, et inimesed on ise selles süüdi. Vinguvad muudkui hindu üles. Nii et proovime vähem kiruda, vähem rääkida hindadest, rohkem tuludest, rohkem edasipüüdlikkusest, nii nagu me oma jõukust kasvatama hakkasime 90-ndatel. Vaba ühiskond ei peaks kogu aeg vinguma hindade üle. See on üks inflatsiooni ootus, on üks majandusteaduslik, üks fundamentaalne näite. Inflatsiooni ootus, tõsi fundamentaalne näite võib olla täpne, aga üks majandusnäitaja. Et kui inimesed kogu aeg eeldavad, et hinnad tõusevad, siis nad tõusevad rohkem. Sest et kaupmees julgeb seda teha ja ka ostja arvab, et homme on kallim. Ja niimoodi see inflatsioon ise ennast toodab. Ühesõnaga ma saan aru, et hinnad tõusevad, sest me ise oma jutuga, meie siin ka sinuga, oleme kurja välja kutsunud. No, me oleme need kulupoole inimesed, ilmselt kui tulupoole minister räägib. Et siis... Ja ei ole hinnatõus seetõttu, et elekter on kallis, muud sisendhinnad tõusevad maksude tõttu. Ei, Eesti rahva vingumine on hinnad ajanud lakke. Mul on siiras küsimus tegelikult Jürgen Ligile, et kui me enam ei vingu, kas siis hinnad langevad kolinal alla? Või siis, see on muidugi talle nagu hea ülesanne, et kui see peaks juhtuma, või siis kui see ei juhtu, et siis saab Jürgen Ligi välja mõelda uue vabanduse, miks see nii on. Ega ei võiks ju proovida seda, et katsuks rõõmsa poodi minna lõbusalt, ilma, mis torssis näoga lähed jälle, lõbusalt lähed, vaata, mis juhtub. Ühesõnaga loll on see, kes vabandust ei leia. Üldiselt ongi vist niimoodi, et alati on kellelgi klaas pooltühi samal ajal, kui teisel on see samas olukorras pool täis. Et kui lugeda uudist, et SKP kasv esimeses kvartalis oli 1,2%, siis mulle tundub seegi marginaalne. Mulle. See kusjuures need 1,2 ja asjad, ta ongi nagu tegelikult nagu paigal seiseb. Selles mõttes see sisuliselt ei tähenda mitte midagi, et Nii, aga peaminister Kristen Michalile on see mõistagi märk sellest, et elu Eestis läheb muudkui paremaks. Eks kõik loevad infost välja siis just seda, mida vaja, et oma jutupunkte rõhutada, ilmselgelt. Ja need uudised või statistika, mis seda ei toeta, selles osas pannakse silmad kinni ja tehakse justkui nagu, et pole olnud. Siuke tunne tekib. Seega, kui pangad võtavad ootuse majanduskasvu osas madalamaks, siis selles osas küll ei näe, et keegi valitsuses ülearu tähelepanu pööraks. Et Swedbank näiteks on oma majandusprognoosis välja toonud, et Eesti majanduskasv jätkub, kuigi varem oodatust aeglasemas tempos. Ja prognoosi järgi kasvab Eesti majandus sel aastal 1,2% ja tuleval aastal 2%. No ei paista seda suurt kindlustunnet, et küsimus ongi selles, et kas jalad said nüüd põhja või ei saanud põhja, et tegelikult see tuleviku ennustamine on nii tänamatu töö ja mingi protsendipunktidega seda kasvu ennustada, ma ei tea. Indrek Neivelt on kunagi öelnud, see on tegelikult
aga rumalus, aga sa ise tunned lihtsalt seda, et kas nüüd läheb elu paremaks või ei lähe, et kas ta 0,1 või 0,2%, see on kõik siuke suht mõttetu ja siin põhimõtteliselt paigal tammumine siis ikkagi võib selle majandusolukorra kohta öelda. No ilmselt saaks veel ka halvemini minna. Ja kindlasti meil võiks ju langeda, vähemalt langusest ei ole. No aga samas rõpkata rõõmust, et selline majanduskasv on või kasvootus, see on veider lihtsalt. Poliitika. Jõuan tagasi rahandusministri mõttekäiguni ja küsin, et äkki peaks hoopis pangad prognooside tegemise lõpetama ja siis alles pöörduks majandus tõelisele kasvule. Konjunktuuriinstituudi juhtkond on juba ligi sõnul akadeemilised tagurlased ja kui nad kindlustunde küsitlejana välja vahetada, nagu sa siis ka enne mainisid, siis sealt enam selliseid kommentaare ei tuleks. Ja siis läheks mitte ainult meie elu paremaks, vaid ka Jürgen Ligi elu ilmselt paremaks. Eks seal natuke selline orwellilik loogika taga on, aga ilmselt jah. Liigume siit aga edasi ja läheme ettevaatlikult Ligi tundlikule palgateemale. Tänavu märtsis teatas Eesti Pank, et kiire palgakasv jätkus ja ulatus möödunud aasta 4. kvartalis 8,3%. Tuletan meelde, et hapukoor samal ajal tõusis 24%. Päris terve pakki ei saa siis osta, kolmandiku saad nüüd. Ja, aga palgatõus on alati hea. Aga palgatõus on alati hea ja hea, kui seda ei vea avalik sektor. Eesti Pank toobki välja, et avaliku sektori palgakasv aeglustub ja meie valitsejad toovad seda ka esile, et see on nende teene, kulude pidurdamine või midagi taolist. Aga lähme ajas pool aastat tagasi. 2024. aasta novembris avaldatud tööturu ülevaates teatas Eesti Pank samuti palgakasvu kiirenemisest ja pange nüüd tähele, palgakasv hoogustus eelmisel aastal riigi haldusalas. Ehk siis, kui te tulete nüüd mulle ütlema, et riigisektori palgakasv ei ole veduriks, siis ei tea mina küll miks. Äkki seepärast, et seal tõsteti palgad juba möödunud aastal ette ära. Jah. Eks see küsimus on alati ka selles, et millise baasi pealt ka ju. Baas on ka oluline. Jah, igatahes minu palk ministeeriumi osakonna juhina oli 2023. aastal brutos 3800 eurot. Vaatasin sel korral, et personalijuht samas ministeeriumis saab juba üle 4700 euro brutos. Mõlemad on suured summad. On. Ma ei ütle seda, et ministeeriumites kõigil riigiteenistujatel vähe tööd laual on, vastupidi, on neid, kellel on väga palju. Ja selles mõttes mingi kadedust ka ei maksa siin otsida, et inimese palka tööst, nii palk on hea ja nii, eks ole, aga küsimus on selles jutus, mis samal ajal aetakse siin, eks ole, et riigisektor ei vea palgakasvu. Palgad on madalad, neid on vaja tõsta. Aga kas on siis vaja tõsta või? Või kellel, kui palju, kellel on vaja tõsta, et riigi palgal on ka inimesi, kellel tõenäoliselt on palju madalamat sissetulekut, kui me vaatame siin mingitest otsest, et või avaliku sektori palgal. Hooldustöötaja. Näiteks on ju. Kellel siis kus vaja tõsta on? Ühesõnaga, kui riigil on raha selliseid palku tõsta ja makse tõsta, siis on päris kuld mõelda, et vajame maksutõuse, sest eelarve on auklik nagu sõel. Jah. Ehk siis kokkuvõttes ma panen siia Statistikaameti majanduskasvu kiirhinnangu kõrvale oma kiirhinnangu ja ütlen, et ei ole mingit sisulist majanduskasvu. Küll aga on mõnedel inimestel toekas palgakasv. Me neist kõrgemate riigiteenistujate indekseeritud palgakasvu numbrites seejuures isegi ei rääkinud. Neil on ju kõik hästi, sest nende palk tõuseb pidevalt, nemad jaksavad seda kallist hapukoorepakki osta. Ka tulevikus. Hapukoorepakk läheb kallimaks samas tempos, kui nende palk tõuseb, et siis on hästi kõik. Aga samal ajal erasektori palgatõus nii ühtlaselt ei jaotu, mis tähendab, et suur osa rahvast ei saa hakkama ja ongi vaesumas. Jah, see hirm on küll. Aga seejuures on nagu tähelepanuta või vähese tähelepanu all see, et tegelikult kõik maksutõusud ei ole veel kehtima hakanud. Ja. Enamik jaoks on reaalsus see, et hinnatõus ületab palgakasvu, mis tähendab, et keskmise eestlase ostujõud on vähenenud. Ja samal ajal peaminister muudkui korrutab, kuidas elu läheb paremaks, sest kaotatakse ettevõtte kasumimaks, esimesest eurost ei hakata tulumaksu arvestama. Kullakesed. Selle ettevõtte kasumimaksu tahtsite te ise kehtestada
et millest te nüüd räägite, ütlema pole veel hakanud ja siis suure sellise, ütleme, heatööna ütlete, et ei hakkagi kehtima, et me tühistame selle. Aitäh. Ei, loomulikult tervitatav. Absoluutselt tervitatav. Vot kokkuvõttes on Eesti elanike ostujõud siis surve all, hinnad poes on kõrged, palgakasv ei suuda kompenseerida elukalliduse tõusu, maksutõusud lisaks on meil tulemas. Igor Mangilik ennustas, et ma kardan, et me peame selle teema juurde ikka ja jälle tagasi tulema. Sest enne kui paremaks läheb, on karta, et olukord läheb hoopis nukramaks. Ja ma ei usu, et midagi head võiks oodata riigijuhtidelt, kes probleemide adumise asemel hakkavad inimesi, kes otsaga kokku proovivad tulla, vingumises süüdistama. No eks see nii on, et see on üks tore mull, kus elada, kui makse laekub, eks ole, ja isegi kui ei laeku, siis laenukoormus Eesti riigil on selline, kus saab ju julgelt laenu juurde võtta, laenukoormus ka kasvab, eks ole, ja siis kui endal palk tõuseb niimoodi indekseerimise tulemusel, maja ka kerkib liigil, ma saan aru, või juba kerkis, eks ole, et ütledki inimestele, et mis sa rumal vingud, ära ole vaene, loll on vaene olla. Vot, nii ta on, aga läheme siit nüüd edasi järgmise teema juurde ja mõistatame, mis asi on indutseeritud atmosfääri vibratsioon. No võt, ma ei teagi, kas siit peaks nüüd alustama selle moodsa aja anekdoodiga, et küsime siis, et mis asi siis on see taastuvenergia. Vot, see on siis see, kui tarbijate elektriga varustatust tuleb kogu aeg muudkui taastada. Ongi taastub, läheb ära, taastub. Aga okei, nali naljaks, aga just seda me tegelikult siin aprilli viimasel nädal Hispaanias ja Portugalis suure tõenäosusega juhtumas nägime, et see oli suur ja võimas elektrikatkestus, sellega seoses ei ole kõik analüüsid tehtud, mingisugust selget infot vähemalt hetkel, kui me saadet salvestame, mis siis ikkagi selle põhjus oli välja poole toodud, aga selle eest ka Eesti meedias on tegelikult kohe algusest peale selle katkestuse ümber hästi palju sellised toredat jama aetud ja mitte meedias, ka näiteks Kliimaministeeriumi poolt, et tegelikult siin ongi tarvis lihtsalt üht-teist rahulikult vaadata ja selgitada, et selle pinnalt siis ka meelde tuletada, et millised need riskid on nii suurelt tuuleenergiale panustamisega ja siis veel kord rääkida, et kas see siis tegelikkuses saab olema odav, nagu meile lubatakse, või siis hoopis kallis, et seda tuleks arutada. Aga enne kui võib-olla on mõistlik siis üleüldse rääkida sellest, et mis seal Hispaanias ja Portugalis juhtus? Ja, täpselt, et tuletame siis kõigepealt meelde, et mis seal juhtus. Esialgu hakkasid tulema elektrikatkestused ja siis need elektrikatkestused hakkasid tulema millegipärast käsikäes ühe teatega, et seda ei põhjustanud ka miski muu kui mingid ilmaolud, kliimamuutus ühe sõnaga. No või siis küberrünnak, äkki ikka kliimamuutus, ehk siis mingi haruldane atmosfääri nähtus, et ma ei tea, kas sina oled kuulnud mõistet indutseeritud atmosfääri vibratsioon varem? Ei ole, no sa enne just ütlesid seda, aga no suures plaanis, aga ma ei olnud selle, ütleme, kontekstis kuulnud. Ja, mõistega ei olnud tuttav. No mina ei olnud ka mõistega tuttav. Et räägime siis korra, vaatame korra, mis asi see üks haruldane atmosfääri nähtus, millest see peaks siis seisnema. Et kohe siis, kui see katkestus juhtus, siis Portugali elektrivõrgu operaator Ren tõi BBC-le välja, et võt nii, Hispaanias isemaa äärmuslike temperatuuri kõikumiste tõttu esinesid kõrge pingeliinides ebanormaalsed võnked, nähtus, mida nimetatakse indutseeritud atmosfääri vibratsiooniks. Inglise keeles on see siis induced atmospheric vibration. Eks väga keeruline mõista, et siin ei ole mingit küsimust, et ta ajabki juhtme kokku. Ja kui mina seda lugesin, mul tekkis küll kohe tunne, et jaa, see võib olla täitsa see põhjus, et kui keegi ikka ütleb indutseeritud atmosfääri vibratsioon, et miks ta ei võiks siis elektrikatkestusi põhjustada ometi? On ju nii, Ikka võib, alati võib põhjustada, ma ei tea, kas alati on, aga tihti on ju põhjustada või ütleme, midagi ta võib vähemalt põhjustada. Aga ilmselt ta põhjustab siis, et vähemalt sellest ajast peale, kui siis inimtekkeline kliimamuutus on selliseks üldtunnustatud teemaks muutunud, et kuna ma ei olnud midagi kuulnud sellest nähtusest loomulikult, siis miks ma peaks, et siis ma läksin kohe otsingumootorisse, mida ma kasutan ja panin selle otsingumootorisse ja siis nagu näete, et see otsingumootori assistent andis mulle kohe NASA definitsiooni selle kohta, et ma tõlgin selle ära siis. Indutseeritud atmosfääri vibratsiooni all peetakse silmas atmosfääris toimuvaid muutusi, mida põhjustab inimtegevus, eriti läbi kasvuhoonegaaside emiteerimise nagu süsinikdioksiid ja metaan. Nii et minu arust on selge. Kõik. Inimtekkeline kliimamuutus põhjustas elektrikatkestuse Hispaanias.
ongi kõik, ei olegi midagi vaja, et kliima tegi meile ära, ise oleme süüdi. Aga nutikamad inimesed muidugi seda kohe uskuma ei jäänud. Tuli ikkagi, hakkas ka tulema teateid, et hakati rääkima, et kas tegelikult on need ikkagi hoopis käes nüüd need probleemid, mida võib siiski põhjustada ka selline tuule- ja päikese energia võimsuste suurem rajamine, et see on liiga suur rajamine. Et võt, kui konteksti rääkida, et siis sellest aru saada, siis Hispaania elektritootmisest moodustab tänaseks juba üle poole moodustab siis nimetatud taastuvenergia, eks ole. Eelmisel aastal oli seda 56%, et siis päikese ja tuule elektrit toodetakse seal kokku siis 42%, et sellest siis viiendik, ütleme kogu tootmisest on ka tuumajaam, 14% on maagaas, ehk siis need kokku on 34%, ja siis hüdroenergia, mis iseenesest on väga hea usaldusväärne, et kui looduslikud olud seda võimaldavad ka, ütleme siis katmaks neid tuule- ja päikese elektri lünkasid, et see on siis 13%. Ja nüüd avaldubki see küsimus siin, et kui suureks me saame sellise juhuelektri osakaalu võrgus ajada, ilma et see meile reaalselt probleeme hakkaks tekitama, sest tegelikult veidi varem, 16. aprillil oli Hispaania teatanud, et nad ühe päeva lõikes said kogu oma energia taastuvatest allikatest. Kõige rohkem andis tuul, hüdro oli, aga siis oli ka päike ja natuke oli ka puitu, et seda nimetatakse siis biomassiks, aga seda oli siis vähe. Ja nüüd küsimus ongi selles, et mis siis juhtub, kui turul on hästi palju sellist elektrienergiat koos. Ja sellisel turul juhtub see, et see turg on niimoodi üles ehitatud, et hind kukub alla. Sest et tuul puhub, päike paistab, toodangut on hästi palju. Ja kui hind kukub alla, siis ainsad, kellel on mõeldav sellisel turul toimida, ongi päikesejaamad, tuulejaamad. Sest neile makstakse see turul toimimine ja olemine rahaga kinni, et neid siis subsideeritakse. Ja seal juures kusjuures tarbija rahaga. Tarbija rahaga või maksumaksja või tarbija, need skeemid on erinevad. Ja teistel tekib edasi juba hulk tehnilisi probleeme ühesõnaga, et millega tuleb siis toime tulla. Et väga detailselt sinna ei lähe, aga elektrivõrk on püsti ju siis, kui tootmine ja tarbimine on tasakaalus, sagedus on stabiilne. Aga kuna tuul ja päike on juhuslikult, nad sõltuvad ilmastikust, et siis nad ise ei suuda seda sagedust ju hoida, sest kui päike ära kukub või tuul langeb, et siis hakkab tekkima rohkem kõikumisi ja kui tekivad kõikumised, siis oht on see, et kogu süsteem võib kokku variseda. Ja tegelikult just see ongi kõige tõenäolisem võimalus ikkagi, mis seal Hispaanias ja Portugalis juhtus, sest tuumajaamad ei saanud madala hinnaga turul olla, see ütleme ei ole neile rentaabel. Gaasijaamad samuti ei saanud madala hinnaga turul olla, samuti ei ole rentaabel. Ja sellele ilmselt järgneski mingil momendil sellise juhusliku elektri ehk siis päikese ja tuuleenergia kõikumine, sagedusreserv, mis peaks siis sel juhul automaatselt peale tulema, ilmselt on gaasi peal seal ka, et võrgu püsimist tagada, see võib-olla ei saanud nii kiiresti üles, sagedus kukkus ära ja siis riburada pidi kukkuski võrk maha. Et kõige tõenäolisem asi. Aga millegipärast hakati kohe alguses rääkima atmosfääri, indutseeritud atmosfääri vibratsioonist. Mis on ka võib-olla võimalik, ega ma ei oska öelda, ma ei ole teadlane. Mingid teadlasi lugesin, rääkisid, et see on täiesti võimalik, aga Eesti piirkonnas see ei ole võimalik ja USAs see ei ole võimalik, aga põhimõtteliselt Hispaaniast on täiesti võimalik. Okei, ma olen nõus, aga suurema tõenäosusega juhtus ikkagi see, mida ma siin kirjeldasin ja selline asi võib juhtuda muide täiesti niimoodi, et mitte süsteem automaatselt ei tee valikut, et ta viskab oma võrgu, eks ole, välja, et ta paneb võrgu kinni, vaid see võib juhtuda ka niimoodi, et inimene teeb valiku, sest kui sul sagedus kukub, kui sul tootmine ja tarbimine ei ole enam tasakaalus, siis sul on valiku koht, et mida sa teed. Kas sa hakkad lülitama ise välja osasid tarbijaid, ehk siis elektrit võtma ära inimestelt ja piirkondadelt, kes seda tahavad tarbida, sellepärast, et vältida kogu võrgu kokku kukkumist. Hispaanias tegelikult Portugalis ka kogu võrk ei kukkunud kokku, mingid osad jäid püsti. Et siis kas see on inimesena, see tegelikult 2021. aastal Texase näitel on üks selline juhtum ka olemas, kus tarbijad hakati lülitama välja käsitsi ja mõtlengi, et laseme Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituudi direktori seda asja korra selgitada, et kuidas see toona Texases juhtus ja mida see kaasa tõi, siis Alar Konist räägib. Ka turupõhine lähenemine ja
tavapäraselt veebruarikuus olid energiahinnad madalad olnud, siis paljud tootjad olid oma seadmed hooldusesse pannud, ehk ka kui oleks vaja hädakorras kiiresti neid tööle panna, ei ole võimalik. Tuulikud ei olnud näiteks külmakindlad, hakkasid seal külmuma, nende tootlus või toodang vähenes ja lihtsalt ei olnud ka lõpuks nii palju neid tootmisvõimsusi, ei olnud nii palju gaasi, et seda energiat toota ja hakati tegema siis halbadest valikutest parimaid, mis tähendas seda, et selleks, et kogu võrk päris kokku ei kukuks, hakati piirkondasid võrgust välja lülitama. Ja siin ongi tegelikult asja teine külg, eks ole, mis on üks pool on see, et tuleb välja lülitada siis tarbijaid, aga asja teine külg on see, et kui sul ühtäkki on liiga palju seda tuuletootmist ja väikese tootmist turul, et siis tuleb ka tootjaid välja lülitada ja näiteks Suurbritannias lülitataksegi tuuleenergia tootjaid välja, sellepärast et kui neid on liiga palju, siis võrk jälle ei pea vastu ja neile makstakse siis peale. Ja loomulikult muidugi võib öelda, et Hispaanias seda asja veel uuritakse, aga mõned asjad on selged, küberrünnet ei toimunud ja tegelikult lükkas selle tagasi ka Portugali võrguettevõte, et kliimateema siin ei olnud ta lükkas selle ümber, et alguses ütles, pärast lükkas selle ümber, on ju. Aga mis nüüd Eestit puudutab? Siis see teade ümberlükkamisest miskipärast jälle meie ametnikeni ei jõudnud. Et ma ei tea küll miks. Kliimaministeerium pani oma sotsiaalmeedia lehele veel 4 päeva hiljem üles teate, kus rääkis, et levimas on vale info seoses elektrikatkestustega Hispaanias ja Portugalis. Ja et põhjus on esialgsete ametlike andmete järgi anomaalsetes ilmastikuoludes ega ole seotud taastuvenergia tootmise ja tarbimisega. Et ma ei tea, mul on tunne kuu pealt kukkunud. Ja nüüd millal nad viitavad selles postituses, nad ütlevad siin, et mine ja loe Delfis Silver Sillaku artiklit, kes seda kõike siis väidab. Ja nüüd ongi küsimus, kes on Silver Sillak? Silver Sillak on Eesti Taastuvenergia Koja juhataja, ta on lobiorganisatsiooni juht, kes esindab ühte ärisektorit, ehk siis Eestis toimetavaid tuule- ja päikeseenergiafirmasid. Et ma ei tea, minul tekib terve hulk küsimusi selles raames, et kellega me ühel pool lauda siis istume, miks riigiametnikud istuvad ühe lobiorganisatsiooniga siis mingis teemas ühel pool lauda on. See poleks muidugi esimene kord, on ju. Muidugi ei ole esimene kord, aga ma ei tea, miks see nii varjamatult peab toimuma ja miks riik oma autoriteediga asub lihtsalt neid mingeid jabureid väiteid esitades nende huvide eest seisma ja siis sõimab teisi valeinfo levitajateks. Võiks öelda, me ei tea, aga näed, siin on mingi võimalus, ükskõik mida tasakaal. Aga mitte väita kindlalt, on ju, et see on kindel väide, et nii on ja teistmoodi ei ole lihtsalt võimalik, et see on see, mis häirib ju. Ja siis on lisaks veel see sõna ka, valeinfo. Jaa. Ma ei tea, ma olen seda valeinfo sõna ammu kuulnud, et see on paari aasta tagusest ajast, kui siis seda juttu aeti siis suurte ravimikorporatsioonide huvides, eks ole, et nüüd siis niimoodi, et ma ei tea, hea küll, et see on selline ülevaade sündmustest, mõnigi on seda ehk isegi jälginud, aga millele tahaks nüüd eraldi tähelepanu pöörata on rahaline pool, et üks asi on see otsene kulu, on ju, elektrikatkestusest, et ettevõtjate kogu Hispaanias pakkus, et miljard, on ju, pangad arvutasid välja, et 400 miljonit, ongi suured kulud, on ju. Teateid oli ka surmadest, kui sul eluks vajalikud aparaadid ei tööta, seal keegi on kuskil vaja hingata või midagi, et siis paraku nii võib juhtuda, et see on nüüd konkreetne kulu elektrikatkestuse tagajärgede kohta, aga ma ikkagi tahaks tähelepanu juhtida, et seda katkestust, kui see on niimoodi, et see oli seotud, ütleme, liigse juhuelektri osakaaluga, taastuvenergia osakaaluga, tuule päikesega, et seda tegelikult on ilusti võimalik vältida. Ja nüüd küsimus ongi ainult hinnas. Ja seega tulebki tegelikult küsida, et mis see hind siis on. Ja kui me selle hinna kõik kokku arvutame, siis tuleb küsida, et kas siis saab vastata tõele jutt, nagu meile ju räägitakse. Meil kogu aeg räägitakse, et on odav taastuvenergia. Et kas siis saab vastata tõele? Et me oleme ka korduvalt rõhutanud seda, et ei saa ju vastata, et kes räägib odavast hinnast, räägib sellest, et juhuelektri tootmise ajal on turul madal hind, aga see ei tähenda, et turul pakutav elektrienergia hind saaks keskmisena madal olla ja keskmiselt on see tegelikult kõrgem neis riikides, kus on rohkem tuule- ja päikeseenergia tootmist. Et näete siit graafikult ise, et kes need kallima otsa riigid seal on, need on Taani, need on Ühendkuningriik, need on Hispaania, Itaalia ja alt X-teljelt näeb siis, kui suur osakaal neil on tuulel ja päikesel, et Y-teljel on seal hind.
ja võt põhjused, miks need niinimetatud taastuvenergia riikide hinnad keskmisest kõrgemad on ju ka hästi lihtsalt tegelikult, et esiteks on tuule- ja päikeseenergia puhul suured võrguehituse kulud, need jaamad paiknevad ajali, vaja on rajada võrgud, see on kallis. Teiseks on see, et nad ei tooda kogu aeg, et sa pead kõrvale ehitama sisuliselt duubelsüsteemi, see siis tagab tootmise, kui need ei tooda, jälle, see teeb hinna kallimaks. Ja siis sellistes oludes, kui hind tuuleenergia puhul negatiivseks hüppab, ei ole võimalik seda duubelsüsteemi turul hoida. Ehk siis selle sisse välja lülitamine on ise juba kallis, eks ole, ühelt poolt ja teisalt makstakse tuule- ja päikeseenergia toodang siis madalate hindade puhul tarbijate või maksumaksjate taskust ka kinni ja selleks kulub ikkagi miljardeid, eks ole, selleks me räägimegi suurtest, mis oli 2,6 miljardit, mis see toetusskeem siin tahtis olla. Aga võt sellise olukorra lõpptulemus on see, et kui tahad võrku püsti hoida, pead hakkama kinni maksma ka seda, et gaasijaam valmis oleks appi tulema järskudel juhuelektrilanguste korral, nimetad selle siis näiteks, ma ei tea, sagedusreserviks on või nimetataksegi on, et ilma selle abita ootab meid ees ju muidu sama, eks ole, mis tõenäoliselt siis juhtus ka Hispaanias ja Portugalis. Ehk siis sisuliselt on elektriturg sellisena tegelikult ju üsna tühi mõiste. Et seal nagu mingit turgu kui sellist ju ei ole. Et ma ei tea, mulle tundub, et sama hästi võiks nagu riik hakata sellisel kujul siis, kui me sellist turgu teeme, hindu ka reguleerima, siis ei peagi seda turuks nimetama. Aga mis on eraldi lootus siin on, mida meile räägitakse, on see, et kui me ehitame endale hästi palju tuulikuid, et siis hakkab tuuliste ilmadega meil üle jääma elektrienergiat ja saame seda eksportida. Sama Hispaania näite puhul näiteks ületab elektrienergia eksport mõnevõrra, ületab tegelikult importi, aga oluline on, et eksportida saab siis, kui tuul ja päike hoogsalt toodavad, aga kui need toodavad, siis on ka hind madal või teinekord lausa negatiivne, ehk kohalik inimene maksab peale sellele, et saaks negatiivse hinnaga elektrit teistele ära anda. Ei ole ka ju mõistlik vist. Või siis maksab peale, et tootja välja lülitada võrgust, sest endal pole vaja. Et eks me võime siis arvata, et kui me Eestis ka paneme, ütleme, liiga suure osa tuulikuid nagu püsti, et kes ja kuidas meil siis neid kinni hakkab maksma. Ja Hispaania puhul muide võib selle ka välja tuua, et nad ise impordivad siis, neil on tegelikult see eksport-import on üsna vähene seal mahtudega võrreldes, aga 10% ringis, aga nad ise impordivad siis näiteks öösiti, et kui hind jälle kõrge on, ehk siis nad saavad tegelikult kahju sellest, hoolimata sellest, et nad ekspordivad seda kaupa, mida teisel pool vaja on nagu rohkem. Seda kõik on tegelikult selline lihtne kalkulatsioon, aga meile räägitakse siin, peaminister räägib ja paljud räägivad, et aga vaadake, hind on kõrge, sest fossiilid tegid turgu ja tuuleenergia on tegelikult kõige odavam ja sinna poole peamegi ainuüksi nagu liikuma. Et ma ei tea, selliste loosungitega eks ongi natuke keeruline vaielda, aga mis teha. Muud ka nagu üle ei jää, aga lähme siit siis edasi saatega. Jah, lähme edasi ja kindlasti jätkame osaliselt ka energeetika teemal. Kohe on stuudios ettevõtja Raul Kirjanen. Ja nüüd on meil stuudios ettevõtja Raul Kirjanen. Tere, Raul! Tere! Raul, sa oled pikalt olnud riigi valitsemise suhtes kriitiline. Kui me võtame arvesse ka selle hiljutise arvamusartikli, kus sa kirjutasid, et Riigikogu võiks laiali saata, sest nemad ju ei otsusta, aga samas ei saa ka aru, et kes siis otsustab. Nüüd sa olid aga sellele otsustamisele vist päris lähedal. Ehk siis selles peaministrile nõu andvas efektiivsuse ja majanduskasvu nõukojas. Et mis mulje sulle sellest protsessist jäi? Ma arvan, et see nõukoda muidugi ei otsusta midagi, et nõukoda teeb ettepaneku siis poliitikutele otsustamiseks. Ja täna me oleme oma asjadega nii kaugel, et meil on esimesed ettepanekud tehtud ja valitsus peaks neid siis lähiajal hakkama otsustama. Et eks siis on näha, kas otsustatakse midagi või otsustatakse. Ma tahtsin öelda, et see ongi nagu huvitav, et neid ettepanekuid on ju tehtud ju varemgi, see ei ole ju esimene kord. Aga kas millal ja mida? Eelmine kord saates tegelikult käsitlesime seda, et bürokraatia vähendamise initsiatiivid aasta-aastalt, et 7 aastat tagasi ka ütleksin, sarnase kaliibriga ettevõtjad, kõik käisid koos, Riigireformi sihtasutus, mis seal järgnes? Ma ütlen, eks see ongi nagu, ma arvan, et see nende probleemide akuutsus täna tulenebki sellest, et tegelikult nendest on räägitud ikka mitmeid aastaid. Ja ka need samad ettepanekud näiteks, mida metsasektor või Metsa- ja Puidutööstusliit, Erametsaliit esitasid
tegelikult neid samu ettepanekuid on räägitud vähemalt 5 aastat, et lihtsalt 5 aastat nad on sahtlisse lükatud ja neid ei ole kedagi huvitanud, et jällegi, et ega ma ei tea, mida valitsus või lõpuks ka Riigikogu otsustab ja nii-öelda kuidas need asjad nagu edasi lähevad. Et eks seda aeg näitab, et aga mulle nagu tundub ise täna selliselt, et nende probleemide tõsidus on muutunud nii suureks, et isegi kui nendest tahta mööda vaadata, siis tegelikult nendest ei saa enam mööda vaadata. Eks see on ka nii-öelda jälle selle nõukoja nagu kokkukutsumise põhjus ja eesmärk. Jällegi paljudest kasu on, lõppkokkuvõttes tõe kriteerium on see, kui need ettepanekud jõuavad valitsusse, Riigikogusse ja kas nendest saab midagi või ei saa. Eks aeg näitab. Jah, et just probleemidele viitad, nii, katsuks natuke siis detailsemalt võtta, et mis on need probleemid, kus siis kõige rohkem see king pigistab selle riigi toimimise juures siin, ettevõtja vaatas? Ma arvan, et nagu meie sellest, kui vaadata seda probleemide hulka, mis seal nõukojas on, siis väga suur probleem on täna planeeringud, et absoluutselt igasugused planeeringud on need siis planeeringud linnas, kas või tavalise kortermaja ehitamisel on ju. Me täna teame, et kõik meie tuuleenergia planeeringud tegelikult seisavad. Ehk et tegelikult sisuliselt, kuna kõik tegevused eeldavad tänases ühiskonnas planeeringuid, siis kui see planeeringute protsess ei ole mõistlik ja efektiivne, siis tegelikult saagi midagi teha. Ehk et see on üks suur probleem. Bürokraatia teine suur probleem on see, et me oleme küll digiriik, aga me esitame meeletus koguses andmeid, tihti dubleeritud andmeid ja see on väga suur hulk täiendavat bürokraatiat. See eeldab ka jällegi seda, et see on nii-öelda ettevõtjatele kallis, aga keegi, kes neid andmeid siis vaatleb ja analüüsib ja toimetab nendega, see tegelikult on ka nii-öelda seal teisel pool lauda on päris palju inimesi, keda võib-olla tegelikult üldse vaja ei oleks. Nii et need olid nii-öelda 2 nagu suurt teemapakki, mis tegelikult läksid läbi kõikide valdkondade. Ja siis eks igal valdkonnal oma spetsiifilised probleemid on. Et nii-öelda tänane see lähenemine on olnud see, et järgmine nõukoda, mis peaks olema vist mai lõpus, me vaatamegi lähemalt sisse nendesse planeeringu küsimustesse ja kas me leiame seal niisugust konsensuslikku ühisosa, mida me arvame, et mida võiks tegelikult valitsusse viia. Ja siis vist on juunikuus veel on meil siis see nii-öelda bürokraatia ja andmete teema. Ja siis sügisel lähme juba edasi tõenäoliselt nagu nii-öelda valdkonna põhiselt ja spetsiifilisemate muredega. Aga kui tõenäoliselt juhtub, et see, kui need muudatused sisse viiakse, et ta tegelikult vähendab näiteks seda sama bürokraatiat, mis on tegelikult ju probleem? Ma selles mõttes, ma arvan, et kõikide nende eesmärkidel on, või kõikidel nendel ettepanekutel on tegelikult ju oma olemuselt 2 eesmärki, mida see nõukoda siis vaatab. Üks eesmärk on see, et vähendada bürokraatiat ja teine eesmärk on see, et proovida võtta majanduskasvul pidureid eest ära. Et hemba kumba nendest eesmärkidest ta peaks täitma. Aga mul on ikkagi alati see küsimus, et kui bürokraatiat vähendad, siis sa võid mingisuguseid protseduure vähendada, protseduurikat. Aga tegelikult sa sellega, ma olen täiesti veendunud, bürokraatiat vähendada ei saa, sellepärast, et kui sa ressursi samaks jätad, ütleme sellise maksukogumise mõttes ressursi, et siis bürokraatia iseenesest kas tekib sinna tagasi või siis see protsess ise on bürokraatlik. Ehk siis, kas saab vähendada tegelikult, see on see küsimus, ma kogu aeg nagu kuklaseks, kas saab vähendada bürokraatiat niimoodi, et me seda ressurssi sellele aparaadile, mis bürokraatiaga tegeleb, ei vähenda? Ma ütlen, aga kui me vaatame täna ju Eesti nii-öelda riigirahanduse seisu, siis nii-öelda kui me need kaitsekulud ka 5%-le tõstame, siis meil on ikkagi riigieelarvest juba varsti paar miljardit puudu. Ehk et see loogika, et me jätame nii-öelda riigi toimimisele või riigi valitsemisele kuluva ressursi samaks, see ei ole reaalne. Et selles mõttes see tuleb vähendada.
Ja nüüd ongi küsimus on seda, et kas seda proovida vähendada nagu korrapäraselt, ehk et me võtame nagu mingisugused spetsiifilised ülesanded, mida riik täna täidab ja teeb seda väga ebaefektiivselt ja ütleme, et okei, need ülesanded võib-olla me saame teha paremini, võib-olla on ka, ma arvan, et väga palju nii-öelda tegevusi, millega riik täna tegeleb või millega ametkond täna tegeleb, ma arvan, et need ei ole riigi toimimiseks või majanduse toimimiseks tegelikult üldse vajalikud. Et need on lihtsalt selle jaoks vajalikud, et täiendavalt kontrollida ja täiendavalt nii-öelda tihti ka nagu enda jaoks regulatsiooni juurde tekitada. Tööd on vaja teha. Just, et ma ütlen selles mõttes, kui seda nagu kontrollitult teha, kui me ütlemegi, et võt näiteks, ma ei tea, tiheasustusalal, kui sa tahad oma majale kuuri juurde ehitada, siis potentsiaalselt selle jaoks ei ole vaja minna detailplaneeringut tegema, kui see on üldplaneeringuga kooskõlas, vaid sa saad minna valda teha teatise või taotleda ehitusluba ja ütelda, ma olen seda kuuri seda teha. Et mille jaoks sa pead tegema läbi terve selle detailplaneeringu kadalipu, mis oma olemuselt on täiesti jabur. Et, ja ma arvan, niisugused näiteid on nagu mega palju. Ja ma kindlasti nende planeeringute puhul on ka teine näide see, et tegelikult see planeerimisprotsess on regulatiivselt suhteliselt hästi ka tänases seaduses kirjeldatud, tast lihtsalt ei peeta kinni. Ehk ei peeta kinni ei tähtaegadest, ei peeta kinni nii-öelda kogu sellest nii-öelda kogu sellest protseduurikast ja kindlasti on seal hästi suur võimalus ju täna ka tegelikult tihti asjasse mitte puutuvatel inimestel tekitada meeletult palju müra, mis tegelikult blokeerib kõik need planeeringud ära. Aga see just nimelt, mis puudutab suuri planeeringuid, millega sa ise kokku puudutud, eks ole, see puudutab investeeringute tegemise võimekust, eks ole, võimalusi, et kuidas sellega olukord, saad sa mõne näite siis tuua sellest nagu oma valdkonnastki kasvu, et ma teeks küll, aga ei saa, et siin on, pigistab see. Ma ütlen, et me ei ole selles mõttes ühtegi suurt asja Eestis täna nii-öelda ise planeerimas, kus me oleme nii-öelda planeeringute taga kinni on. Et kindlasti meil on, ütleme nii-öelda maaomanikuna, aga meie maadele on planeeritud neid tuulikuid on ju, mille planeeringud on kõik täna nagu kinni jooksnud laias laastus on ju. Ja seal on hästi suur vastuseis on täna see, et nii-öelda taastuvenergeetika ja energeetika üldse on nagu riigi huvi ja neid planeeringuid menetleb kohalik omavalitsus, kus potentsiaalselt see riigi huvi ja kohalik huvi on omavahel päris kõvasti ristis on. Aga ma ütlen, neid, ma ei tea, siin oli Tartut tselluloositehas üks teema on ju, ma ei tea, seal oli Lõuna-Eestil mingi kanalat taheti teha, mida küla ütles, et ta ei taha saada sinna, et ma arvan, et tegelikult on kindlasti neid on palju rohkem, ma ühtegi niisugust väga konkreetset näidet ei oska praegu võib-olla tuua. Kindlasti üks näiteks on see sama planeeringuprotsess, mis puudutas ju Eesti Energia viimast õlitehast on ju. Mis tegelikult nagu on, kui sa mõtled nagu investori seisukoha pealt, et sa teed ära nii-öelda ju detailplaneeringu, sa teed ära, sa saad ehitusloa kätte on ju, sa ehitad tehase valmis ja siis vaidlus jõuab sinna maani, et sul ehitusluba tühistatakse ära on ju, sa oled, et selleks ajaks investeerinud 250 miljonit eurot või ma ei tea, mis seal umbes nii see oli on ju. Et kas see protsess oli seal õige või ma neid detaile ei tea on ju, aga ma ütlen, kui sa oled nagu sellises olukorras, tegemist oli riigi ettevõttega, okei on ju, seda nii-öelda üritati ära lahendada, see vist on jõudnud mingisuguse lahenduseni ka. Aga kui sa oled nagu erainvestor, sul on pangad, sul on nii-öelda müügilepingud, ostulepingud, kõik asjad on seal taga juba töös on ju. Ja siis mingi hetk sul tühistatakse ehitusluba ära on ju. Mis sa siis teed on ju. Et kui sul kas või nagu teoreetiliselt selline võimalus on majanduskeskkonnas olemas, ma arvan, et siis on nagu ütlemata raske nagu näha, kuidas sa nüüd suuri investeeringuid tahad või saad teha. No see on nagu hirmutav praktika on ju, või näide on ju, et mis võib juhtuda, kui keegi sekkub ka veel on ju. Ja mis kaalutlused on edasi, et kus seda kaalutud on ja siis kohus tegelikult, mida ta arvesse võtab see kõik. Aga riigi kulude poole pealt, et peab riik
kulusid kokku tõmbamas, nagu märkisid, eks ole, aga on näha ka või? Ma arvan, et see suur probleem on tegelikult see, et kui me vaatame täna seda nii-öelda, mis riigiaparaadis toimub, siis riigiaparaat Eestis elanikkond üldiselt väheneb, natukene on siin nii-öelda see Ukraina sõjapõgenike sisseränne on seda olukorda tasakaalustanud, aga Eesti nii-öelda ühiskond ju tegelikult jääb väiksemaks kogu aeg. Ja nüüd kui vaadata seda riigiaparaadi värbamist, siis riigiaparaat ju kasvab kogu aeg. Ehk et selles mõttes me ei kahane, me ei ole stabiilsed, vaid me tegelikult kasvame ja päris jõudses tempos on ju. Ma arvan, et see on nagu see probleem number 1 on ju, et me peame sellest tegelikult nagu aru saama, et kui meil majandus väheneb on ju, kui meil inimesi jääb vähemaks, siis riik peab ka nii-öelda jääma väiksemaks, mitte minema suuremaks ka lihtsalt mahult on ju. Ma arvan, et see probleem hakkab sellest täna peale, et ma arvan, et meil on võib-olla ma nagu ütlen utreeritult, aga ma arvan, et meil on umbes poole rohkem täna nii-öelda riigi siis bürokraatia toimetamise juures olevaid inimesi, kui meil tegelikult vaja oleks. Ja ma arvan, et see on see, nagu see juurpõhjus, kus kõik probleemid hakkab peale. Miks sa just niimoodi poole rohkem ütled või kus sa seda? See on täitsa utreeritud number on ju, aga ma ütlen, et kui me vaatame täna, kui palju me nii-öelda kulutame oma riigi ülalpidamisele, kui palju meil selle kulutamiseks tegelikult raha on ja kuidas me peaks siis hakkama saama, siis ma ütlen, et minu seisukoht oleks täna see, et meil võiks olla nagu hea palgaga motiveeritud nagu hea kvalifikatsiooniga riigiametnikke, kes tegelikult saavad normaalset palka, kes tegelikult suudavad ise mõelda, kes suudavad kriitiliselt mõelda, kes suudavad ka tihti sellele poliitilisele populismile võib-olla natukene vastu seista. Ma arvan, et see tegelikult on väga tähtis. Aga neid on liiga palju. Ja ma ütlen seesama, millest me siin ka natuke aega tagasi rääkisime, et see bürokraatial on ju võimekus nagu vohada. Ja kui nad hakkavad nagu vohama, siis oma tegevuse õigustamiseks luuakse regulatsioone, mida nad siis peavad kontrollima, täitma, järgima. Ja nii-öelda see on ühiskonnale nii-öelda lisaks sellele, et selle organisatsiooni ülalpidamine on kulu, on tegelikult ka megasuur kulu selle vohava regulatsiooni täitmine. Ja. Mul on lihtsalt huvi pärast selline küsimus, et mis sa arvad, mis see selline normaalne keskmine palk ametnikul võiks olla? Mina olen olnud riigiametnik, ma tean neid palka. Aga mis sa arvad, mis võiks olla, et oleks motiveeritud? Ma ütlen, et jällegi, et ma arvan, et selles mõttes nagu kui sa tahad, et sul on kindlasti on väga erinevaid riigiametnikke, väga erinevaid valdkondi ja nii edasi on, et arvestades seda, et riigiametnik valdavalt ju tõenäoliselt on ikkagi kõrge haridusega on ju oma ala väga hea spetsialist, siis ta kindlasti tema palk peaks olema kõrgem kui keskmine palk. Aga jällegi, et ma ütlen, minu jaoks on küsimus selles, et neid on lihtsalt liiga palju. Eks neil palgad on tegelikult praegu ka kõrgemad kui keskmine. Selles mõttes, ärgem palga küsimusse kinni jääb. Et see loomulikult peabki olema, inimesel üldse, me ei ole palkade vastased. Palgad peavadki kõrgemad olema inimestel ju, selles mõttes, mida kõrgem palk, seda parem, eks ole. Aga siis, tasakaaluks siin on nagu selline üldine, et läheks selle majanduse teema juurde, eks ole, et kuidas siis selle palgaga siin majanduses hakkama saame ja et praegusel hetkel, kui me vaatame, et ma ei tea, mitu kvartalit meil seda langust oli, eks ole. 3 aastat järjest, 12 ikka. Ja siis nüüd on lihtsalt ütleme 1 komakohtadega mingisugused tõusud. Tegelikult, ma ei tea, kuidas sulle tundub, et see päris muutust veel ei peegelda vist, sellised protsendised kõikumised. Ma arvan, et mulle endale tundub, et niisugust nagu ütleme seda, et meil on oli väga-väga halvasti, on väga-väga hästi on, et ma arvan, et seda murrangut vähemalt selles sektoris, kus mina toimetan, kindlasti ei ole. Ma arvan, et on kindlasti mingeid asju, mis tunduvad, et on natukene paremini, on jälle neid asju, mis tunduvad, et on natukene halvemini, et ma arvan, et selle pika languse baasilt see 1% on ikkagi pigem niisugune vindumise jätkumine kui mingisugune väga suur majanduskasv. Aga mis põhjused on sellel vindumisel ikkagi? Ma kuulasin nii-öelda Kaamusgrupi juht ja pikaajaline omanik Kaido Jõeleht on alati olnud niisugune inimene, keda mulle väga meeldib, kelle maailmavaade mulle väga meeldinud ja tal oli Äripäevas oli intervjuu siin nädal aega tagasi.
ja siis ta selles intervjuus ütles nagu natukene see sama teema on, et mis meil nagu toimunud on. Ja siis see üks nagu probleem, mille ta tõi välja, mis ma arvan on nagu hästi-hästi relevantne, on see, et meie tänane tipp-poliitikute põlvkond on põhimõtteliselt riigitüüri juures olnud juba 30 aastat või väga lähedal seal olnud 30 aastat. Ja see seltskond on tegelikult kogu aeg üks ja sama. Et kui me võtame nagu Reformierakonna tippladvik on ju, või me võtame ka näiteks Isamaa tippladvik on ju, võtame sotside tippladvik on ju, siis need on inimesed, kes on tegelikult koolipingist läinud poliitorganisatsiooni ja terve oma elu elanud seal poliitorganisatsioonis. Ja ma arvan, et nende ideed on otsa saanud. Ma arvan, et nendel on ka see ringkond või see seltskond, kus need inimesed suhtlevad on ju. See ongi nagu tsitadel on ju. Nad on ümbritsenud ennast nende inimestega, kes on tõenäoliselt nendega sarnased on ju, siis kindlasti on mingisugused suunamudijad ja muidu influencerid, kes neile siis seda sisendit annavad on ju. Aga meil on nagu niisugust värskust on poliitikas puudu on ju. Ja teine asi, ma arvan, mis on nagu hästi suur probleem on see, et see sama teema, mida me jällegi natuke alguses puudutasime, on see, et ettevõtjad on tegelikult riigile, ma arvan, viimase 5-7 aasta jooksul pidevalt andnud sisendit, et me liigume vales suunas. Ja ma ütlen jällegi, mina olen olnud mõnda aega Eesti Metsa- ja Puidutööstusliidu juhatuses on ju, et ütleme, kui 5-6 aastat tagasi meie kirjadele vastati, siis 3 aastat tagasi tegelikult meie kirjadele enam ei vastatud ka. Ja see on tegelikult tekitanud ettevõtjates väga suure umbusu riigi vastu. Ja kui sa tahad, et ettevõtjad hakkavad uuesti Eestis investeerima, siis tegelikult kõige tähtsam on taastada see usaldus. Ehk et sul on tegelikult vastaspool. Kui sul on probleem, sa saad minna istuda laua taha ja sul on tegelikult seal laua taga inimene, kes su probleemist tahab aru saada ja kes tahab sind aidata. Ja kui sul ei ole seda vastaspoolt, ma arvan, et siis ongi hästi raske nagu ette näha, miks ettevõtjad peaks täna Eestis hakkama investeerima ja kui nad ei hakka investeerima, siis tegelikult ju majanduskasvu ei saa tulla. Ja see tundub vist kaunis võimatu. Miks see nii on? Et miks, sa ütled ka, et 3 aastat tagasi või niimoodi, et see on mingid teatavad ütleme kriisid, eks ole, millega siis on kogu aeg pidanud tegelema ja niimoodi, aga et ma saan nagu aru, et selline räägi nagu seinaga või mis selline tunne või? Ma arvan, et seal on nagu mitu asja. Ma arvan jällegi see, et üks ja sama teema on see, et meil on ju nagu läbi ja lõhki professionaalsed poliitikud on ju, kelle töö ja leib ja tulevik on ju puhtalt seotud sellega, kas nad saavad oma hääled kokku, et nad saavad Riigikogusse tagasi on ju, kas nad saavad oma hääled kokku, et nad saavad mingisuguse töökoha on ju, mis on nende jaoks nagu ütlemata tähtis ja ma arvan, et see on nagu kui vaadata tänast Riigikogu on ju, siis kui nüüd panna nagu inimesed lahtritesse, ütelda, et okei, kui sa läheksid nüüd tänase päeva pealt erasektorisse, kas su palk tõuseks või langeks? Siis kui ikkagi enamuse moodustab selline seltskond, kelle palk potentsiaalselt langeb, siis ma arvan, et see tegelikult on nagu demokraatiale päris suur probleem. Et ma arvan, et see on üks osa sellest teemast, et sellistel inimestel, kelle isiklik tulevik ja heaolu väga selgelt sõltub sellest, kas neid valitakse tagasi, on väga raske teha raskeid otsuseid. Ja. Ebapopulaarseid otsuseid. Ma kunagi ühes artiklis tõin välja selle, kuidas Herem tahtis pulkpilliorkestrit laiali saata, on ju, missugune meeletu lärm sellest tuli. Et selles mõttes, ma arvan, et see on nagu ilmekas näide sellest, et kui sa oled professionaalne poliitik ja kuidas see tegelikult lõpuks ära lahenes, on ju. Küsimus ei olnud selles orkestris, on ju, küsimus ei olnud selles kulude kokkuhoius, vaid see lihtsalt tõsteti teise asutusse, on ju, sellepärast, et minister ütles, et mulle see triangel ei meeldi, on ju. Et võib-olla ma siin kaotan hääli ja võib-olla on nagu kultuuriinimesed lõpuks pahased minu peale. Ja võib-olla see oligi okei, et see orkester alles jäi ka, ma neid detaile ei tea, on ju. Aga ma arvan, et see tegelikult ongi nagu selline asi, et kui sa nagu
professionaalse poliitiku nina all suudad teha piisavalt kõva lärmi, siis sa oled nagu võimeline tema otsustamisvõime täiesti ära nullima. Ja seda me oleme tegelikult ju täna näinud, et kui me mõtleme, et missuguseid majanduspoliitilisi otsuseid on Eesti teinud viimase, ma ei tea, 3 aasta jooksul, kui ikkagi asjad on läinud suhteliselt halvasti, mis oleks tegelikult või mõjutaks väga positiivselt meie majandust, siis ma ütlen päris ausalt, mul ei tule ühtegi ette, mis oleks sisulise mõjuga. Ja see tegelikult on probleem. Päris jõhker, jah. Kuulad ja saad aru, et ega see majandus vist niimoodi kiiresti kasvama nüüd küll ei hakka, nagu ootus on. Ma ütlen, et ega lõppkokkuvõttes iga asi, mis läbi põhja ei saa ükski asi kukkuda. Eks selge see, et mingi põrge lõpus tuleb, aga jällegi, et kui me tahame mina arvan, et kui me tahame tegelikult saada tagasi selle, mis meie ambitsioon kunagi oli, et ala jõuaks Skandinaavia maadel hakkaks järgi jõudma, mis tähendaks selles mõttes selle SKP kasvu osas mitte ainult protsendid, et me jõuaks sama kasvuprotsendini, vaid me tegelikult peaksime kasvama ju poole kiiremini, sellepärast, et nende majandus on täna nii palju suurem, siis see tegelikult eeldab, mina arvan, et ikkagi hoopis teistsugust vaadet majandusele. No üks konkreetne vaade majandusele, mida riik on esindanud viimased aastad, on maksupoliitika, eks ole. See vaade majandus maksud võtta. Ega osa asju veel ju tulevad, eks ole, siin hakkavad kehtima, eks ole, mingid aktsiisitõusud veel tulevad, osa juba hakkas kehtima, juba on tõstetud makse, nii edasi. Mis mõju on või ütleme, see ilmselt ei ole kõik veel avaldunud või, et kuidas need maksud mõjutavad siin? Siin on jälle, ma ütleks, et siin on 2 teemat, et ma arvan, et selles mõttes kui majandus on languses on ju, ja kui ka, ütleme, meil on tänagi inflatsioon on tõenäoliselt Euroopa, me oleme inflatsioonis Euroopa tipus on ju, siis tegelikult küsimus ei ole mitte selles, et meil oleks võimesti makse tõsta, et meil oleks kulusid väga kokku hoida. Et esiteks me saaks inflatsiooni kontrolli alla ja teiseks meie riigieelarve tasakaal oleks parem. See maksude tõstmine on jällegi selles mõttes, eriti nende maksude tõstmine, mis on ühiskonnas laiali jaotub, on selles mõttes hästi lihtne on ju, et sa ei vali ühtegi sihtmärki on ju, vaid sa ütled, et kõik panete on ju. Täpselt samamoodi oli riigieelarves, et iga ministeerium hoiab 5% kokku on ju. Kõik panevad on ju. Ehk sa tegelikult ühtegi poliitilist valikut ei tee. Et meil on, nüüd selle asja lõpetame ära või selle asja vähendame on ju. Poliitikud saavad öelda, et kõik solidaarselt, igalt poolt võeti 5% maha on ju. Või mis iganes see protsent on ju. Et ma arvan, et see selles mõttes ma arvan, et see on üks osa sellest murest on ja ma arvan, et teine osa sellest murest on jällegi see, see usaldus on ja et kui me mõtleme, et me saime nüüd ju julgeolekumaksu näol tagasi ettevõtte tulumaksu, nüüd vist küll jälle tahetakse see ära tühistada on ju, see idee tuli välja oktoobris ja see seadus oli vastu võetud detsembris. Ehk et meil on olnud ma ei tea, 30 aastat või 20 aastat ilma ettevõtte tulumaksuta on ju, see on üks Eesti majanduse tugisammas, kogu raamatupidamisreeglid, kogu see majandusarvestusreeglid arvestavad sellega, et meil ei ole tulumaksu on ju. Ja nüüd sisuliselt ilma ühegi mõjuhinnanguta võetakse vastu siis otsus on ju, et me kehtestame ettevõttele tulumaksu on ju. Et minu meelest see on see asi, mis seda usaldust, riigi usaldust ettevõtjate sees meeletult tapab on ju. Et nii ei saa asju teha. Jah, teine küsimus iseenesest, et selle ettevõtte tulumaksu osa, nad ütlevad, et me tühistame ta ära, just kui see oleks suur teene, eks ole, äkki oleks võinud mitte kehtestada siis, aga ma mõtlen seda poolt ka, eks ole, et kuivõrd ikkagi see konkreetselt need, ütleme, maksupoliitika seda ebastabiilsust majandusse süstib, et kuidas sa seda tunnetad või hindad või on see juba sisse võetud kõik need asjad? Ma arvan, et ega lõppkokkuvõttes ju, kui me mõtleme täna, kuhu need maksud valdavalt ju lähevad, need on hästi suur osa nendest on täna tarbimismaksudel on ju, mis tegelikult kütab edasi seda nii meeletut kiiret inflatsiooni on ju. Kuna see raha ikkagi väga suures hulgas arvestas seda, et riik ikkagi paisub edasi ja siis jaotatakse kohe ju
küll mitte kõigi, aga mingisuguse seltskonna vahel uuesti laiali on ju, siis ma arvan, et see teeb lihtsalt nagu tavalise inimese elu palju kallimaks, mis tähendab seda, et tavaline inimene tahab rohkem palka saada, mis tähendab seda, et see osa majandusest, mis tegelikult Eesti riiki raha sisse toob, ehk eksporti majandus, on väga-väga suure surve all, ehk et nii-öelda meie konkurentsiolukord potentsiaalselt rahvusvaheliselt halveneb veelgi. Et ma arvan, et see on minu meelest nagu see põhiline probleem, on ju. Et me siseriiklikult tõstame nagu pidevalt oma kulusid, mis tähendab seda, et meie kulubaas ka ettevõtetele kogu aeg kasvab. Ja ma ütlen, me konkureerime täna ju globaalselt. Ja. Tekib nagu tunne, et ettevõtja tänases Eestis küll ei tasu olla. No mõned asi ei ole nii hull, on ju. Et kindlasti tasub ettevõtjaga olla, aga ma ütlengi, et meil on nagu, meil on hästi suur probleem sellega, et meil on selle jaoks, et meie majandus hakkaks kasvama, meil on vaja uusi investeeringuid. Ehk et küsimus ei ole mitte see, et need ettevõtjad, kes Eestis on, teevad seda asja edasi, mis neil Eestis on, vaid see, et kuidas me saame neid motiveerida selle vastu, et nad oma raha Ameerika börsile ei paneks, vaid tegelikult hakkaksid siia uusi tehaseid ja uusi asju ehitama. No siin on märksa lihtsam panna selles mõttes, et vist, ütleme, praegu see võimal meeldib see meile või mitte, aga ilmselt ta on nagu seal energiapoliitikas ettevõtja sõbralikum ja ikkagi proovib ka neid kulusid kärpida seal, ma ütlen Ameerika majandus, eks ole. Aga see muidugi, kui sa ostad Tesla aktsiat, see on veel eraldi teema, eks ole, või ma ei tea, saadad lihtsalt raha sinna ära põhimõtteliselt. Aga ma ütlen jällegi, et ma ütlen, see on see, et see, kui me jällegi vaatame nagu mõtleme seda, et missugused on Eestis viimase 5 aasta jooksul tehtud suurinvesteeringud, ütleme, võtame suurinvesteeringuna, ma ei tea, 50 miljonit pluss. Mis on need nagu, missugused on Eesti tehased, mis on Eestisse ehitatud, et ma ei räägi siin infrastruktuuri objektidest, vaid nagu tootvad asjad, mida on ehitatud, mis on maksnud üle 50 miljoni euro. Ma ei tea, tead sa mõtlema, mul ei tule ette. Tööstusettevõtteid, ma ütlen see sama Eesti Energia õlitehas vast oli üks on. Okay, see on suur, see on suur, sellega olid omad probleemid, aga ju on veel midagi, mingid sellised objektid, mis võib-olla 50 täis ei anna, aga ütleme, hakkavad vesinikku tootma seal riigi raha eest on tehtud. Ma ei teaks neid investeeringuid täna tehtud on, et ma näed, seal on mingid rahad eraldud, aga... Seal on rahad eraldatud ja varsti siin hakkab kuskil tootma, eks ole, mingi 5 miljonile projekte seal kuskil seal Kursakandis oli see 25, aga see on kõik nagu jällegi maksumaksja raha eest, et sa keerutad seda ühte potti siis ringi, et mitte ei ole investor tulnud nagu suures osas. Kindlasti mingisugust innovatsiooni on potentsiaalselt vaja ka maksumaksja raha eest nagu käima lükata, ma ei näe selles halba, aga ma ütlen jällegi, et ma arvan, et see ei ole nagu see investeering, mis Eesti majanduse käekäiku oluliselt nagu mõjutaks on ju, et ma ikkagi mõtlen nagu tehaseid, eksportivaid tööstuseid, mis tegelikult loovad suurt lisaväärtust, annavad kõrgepalgalisi, tekitavad kõrgepalgalisi töökohti ja nii edasi. Et neid on ikkagi väga-väga keeruline nagu meelde tuletada, mis need võiks olla. Energiast, energiapoliitika, et millisena see paistab välja? Mina arvan, et energiapoliitikal on nagu, energiapoliitikas kindlasti maailmavaade on hästi tähtis. Sellepärast, et mina usun sellesse, et kliimamuutus on väga suur probleem ja me peame sellega tegelema, kas meile see meeldib või ei meeldi ja kui odav või kallist on, siis me peame sellega tegelema. Aga energiapoliitikal on nagu üks minu meelest hästi lihtne asi on see, et nii palju kui sa paned kilovatte sisse, nii palju sa saad võtta kilovatte välja. Ehk et see tegelikult on puhas matemaatika. Ja see, mingid asjad võivad sulle maailmavaateliselt meeldida või mitte meeldida, ma arvan, et see on okei, on ju. Aga vaata, matemaatikat ei saa maailmavaateliselt käsitleda, on ju. Ehk et see on ikkagi nii palju, kui sa paned sisse, nii palju sa saad võtta välja. Ja selles mõttes see nagu, see ei ole minu meelest nagu maailmavaateliselt mõistlik lähenemine, et sa võtad nagu silmad kinni mingisuguse mõtet või mitte mõtet, võtad silmad kinni mingisuguse eesmärgi on ju ja ütled, et no matter what,
meil on see eesmärk, vahet ei ole, mida see matemaatika selle eesmärgil ütleb, me teeme selle ära. Nii, ja kliimapoliitika puhul, mis see eesmärk, millele sa silmas pead, siis mis see... ma arvan, et ega selles mõttes, kui me võtame nagu... Kuidas? Et see on netonulli eesmärki siis mõtled või ma arvan, et ega kas me jõuame sinna netonulli ja millal me jõuame sinna netonulli, eks on hästi palju on ka see nii-öelda ju arvestamise ja kalkuleerimise ja mudelite küsimus, aga see, et me peame liikuma selles suunas, ma arvan, et see on tähtis. Mina näiteks ütlen, et maismaatuul täna Eestis on tähtis, ma arvan, me peame tegema maismaatuult, siin ei ole mitte midagi teha ja me peame jõudma kokkuleppele nii-öelda, kuidas me seda teeme, kus me seda teeme. Kindlasti ma arvan, on päris suur probleem see, et me oleme seda maismaatuult on jällegi tänu nii-öelda kliimaministeeriumi teise asutuse Keskkonnaameti nõudmistele on tegelikult meeletult suur hulk Eesti alasid välistatud tuuleparkide arendamisel, kus tegelikult, mina arvan see, et kui sa ükskord 25 aasta jooksul ehitad kuskile tuuliku, siis see, seal on nagu loodus saab häiritud paar aastat, aga loomad, linnud ja muud tegelased kohanevad selle tuulikuga väga hästi ja konne ei saa lõpuks aru, et kas tal on seal tuulikud ja ringi hüppab või ei ole. Ja tänu sellele on need tuulikud tegelikult, kuna nad on loodusest kaugele lükatud, on nad lükatud lähedal inimestele. Ja tänu sellele on selge see, et on nagu, inimestel on probleem. Et seda ei saa kuidagi nagu vähendada, et see probleem on tegelikult olemas. Et ma arvan, et seda, ütleme, kas seda probleem on nüüd selline, et seal oleks vaja meeletult hüsteeriasse minna ja ütelda, et see kõik on vale ja see kõik on, ma ei tea, kui sul on tuulik ja maja lähedal, siis see on nii-öelda, su elu lõpeb ära, see kindlasti on häiring, ühiskonnas on, mina arvan, vaja kokku leppida, mis on see mõistlik häiring. Ja ma ütlen, et ma arvan, et see, et Eesti, arvestades meie asustustihedust ei suuda ehitada 600 maismaa tuulikutest, mida vaja on. See tegelikult on ikkagi nagu, see näitab seda, et jällegi seda õiget poliitilist tahet minu meelest ei ole. Ja miks meil 600 vaja on? See on ka nagu omaette küsimus, palju meil siis vaja, minu arust ei ole seda ka nagu, et energiat nendega saab toota, nõus, aga küsimus on selles, et palju meil siis seda vaja on, kas nad suudavad siis lõppkokkuvõttes asendada seda, eks ole, mida meil siis ütleme tervikuna vaja on. Et kui me võtame endale eesmärgiks 100% taastuvenergiat aastasest tarbimisest, et ma ei tea, kas see on mingi mõistlik eesmärk üldse või? Ma arvan, et see ei ole mõistlik eesmärk ja ma ütlen, et mina ütlen jällegi, et ega nende tuulikute probleem on ka nagu see, et ütleme, kui mina oleks kliimaminister, siis mina tekitaks tuuliku arendajatele sellise lahenduse, et ma aitaks neil neid planeeringuid võimalikult kähku teha ja võimalikult mõistlike kuludega teha. Aga jätaks selle investori riskiks, kas neid tuulikuid ehitada ja mis tingimustel neid ehitada. Ja siis turg hakkab ise tööle. Need tuulikutegelased mõtlevad juurde endale akupangad, kuidas nad saavad neid auke tasandada ja nii edasi. Ehk et nii-öelda annaks energiaturule turu tagasi. Et seda ei ole vaja nagu riigil otsustada ja lõppkokkuvõttes siis otsustabki turg, et kas meil tuleb neid tuulikuid 200, 300, 500, 600, 800, vahet ei ole palju neid tuleb. Praegu on ju käsumajanduslik tuulikuarendus. Ütleme, täna on see konkurss, mille tulemus on siis see, et riik maksab siis tuulikuarendajatele peale. Soome saab ilma selleta hakkama, Läti saab ilma selleta hakkama. Et meil on seda justkui vaja. Et ma ei tea, kas seda on vaja või ei ole vaja. Ma seal selles mõttes selle laua taga ei ole, sest mul selles äris nagu huvisid ei ole, aga ma jällegi mõtlen, et kui soomlased saavad, kus keskmine elektrihind on ju tegelikult odavam kui meil on ju, saavad tuulikuid ehitada turu vastu ja lätlased saavad tuulikuid ehitada turu vastu, miks Eestis peaks maksumaksja selle peale maksma? Ja seal on vist loogika on see, et on mingi piirini võimalik teha, et kui seal läheb see osakaal liiga suureks, eks ole, siis sul ilma subsiidiumiteta ei ole nagu mingi valemiga, eks ole. Aga mina ütlen seda, et seda nagu see, kus see piir on, suudab nii-öelda oma naha mängu panev erainvestor oluliselt paremini arvutada kui Eesti riigiametnik, nagu me ka siin meretuulepargi teemadel ju nägime, olukorras, kus ühtegi mõjuanalüüsi tegelikult ei ole. Ma olen ikkagi seda meelt, et nagu inimene, kes investeerib raha, kes selle raha investeerimisel saab ka veel nii-öelda peab minema pangast laenu võtma,
tal peaks ikkagi olema tegelikult väga hea ülevaade, mida ta saab teha ja mida ta ei saa teha. Ja seda, mida ei saa teha, seda järelikult võib-olla ei olegi mõistlik teha. See on see vana tõdemus oma nahkmängus, skin in the game, eks ole, et kui sul seda mängus ei ole, siis ongi ükskõik. Siis on ükskõik, võtad seda raha vastu, sellepärast ma viitasin ka vesinikule, eks, et ma ütlen, et vesinik on jällegi, et ma arvan, et on olemas, maailmas on olemas, kui me liigume sinna null emissiooni nagu suunas on ju, siis on mingisuguseid tehnoloogiaid, mida on vaja arendada. Ja ma arvan, et arvestades seda, kui mõjuvõimas ja kui nii-öelda jõukas on täna kogu fossiilse energiatööstus, siis ma arvan, et neid uusi tehnoloogilisi lahendusi arendada ilma selleta, et riigid paneks õla alla, on võimatu. Võimalik, jah. Et selles mõttes nüüd küsimus on see, kas need investeeringud lähevad õigesse kohta ja kas see tehnoloogia, mida arendatakse, on õige ja kas ta on võimeline nii-öelda mingi hetk turul jõudma sellisesse staadiumisse, kus ta on ise tasuv, on ju. Seda aeg näitab, on ju. Aga ma ütlen, need samad tuulikud on ju, mida täna me justkui saame ju ehitada turu vastu. Kunagi need hakkasid ju peale sellest, kus Taanis oli, sellel ajal, kui elektri hind oli veel 20 eurot, on ju. Oli Taanis tuuleenergia toetus 240 ja 420 vist oli isegi. Ehitati esimesed tuulikud eurot megavatt-tund. Ehk et selles mõttes tänu nendele toetustele on tuulikud jõudnud täna sellise efektiivsuseni, et nad on võimelised turul konkureerima. Siin omaette küsimus muidugi on, et kui me tahame liikuda süsiniku nullini ja nii edasi, et kuivõrd kindel sulle see, eesmärk tundub, sa ütlesid, et sina usud kliimamuutusega vaja tegeleda, see on kõik hästi, eks ole, niimoodi, kuivõrd kindel sinu arvates on see, et me saame sellega sellisel viisil nagu tegeleda ja et meil, ütleme, see on targem strateegia, kui näiteks kohaneda? Ma arvan, et kui me võtame Eesti Vabariigi, siis Eesti Vabariik tõenäoliselt saab kohaneda. Selles mõttes arvestades seda, kus me kliima geograafiliselt oleme. On kindlasti väga paljusid piirkondi, mis ei saa kohaneda. Või kus kohanemine on ütleme, ebamõistlikult kallis ja ebareaalne. Et ma ikkagi, ma arvan, et see, kuhu täna rohepööre on läinud või kuhu rohepöörde aur täna läheb paberite liigutamisele, sertifitseerimisele, raporteerimisele ja niisugusele terve niisugune suur keskkonnatööstus on tekkinud selle rohepöörde ümber, mis on jällegi mega võimas, on ju meeletult hästi finantseeritud ja siis üritab saada ühiskonnas sellist võib-olla isegi ütleks vetoõigust, ehk et see, mis neile ei meeldi, seda järelikult teha ei saa. Ja ma arvan, et see on hästi ohtlik. Aga kui me räägime sellest, et me proovime luua jätkusuutlikumaid materjale, proovime luua materjale, mida on võimalik taaskäidelda, proovime ringkäsitleda materjale. Võtame näiteks see sama teema, et meil on globaalselt on miljardeid tonne plastikjäätmeid. Kas me ütleme, et täna meil inimkonnal puudub tehniline võimekus neid plastikjäätmeid ümber töödelda? Ei ole, ta ei puudu, ta on olemas, aga ta on kallis. Ehk et selles mõttes nüüd meil on valiku koht, et kas me kulutame selle raha reaalselt selle jaoks, et võtame need plastikjäätmed kokku ja teeme nendest uue ringi toote. Võib-olla see toode on kallim, võib-olla keegi peab sellele peale maksma, võib-olla on see lahendus see, et uus plastik, mis turule tuleb, peab olema piisavalt kallis selle jaoks, et see taaskäideldud plastik oleks turuting, aga tegelikult see tehnoloogia on olemas, meil on lahendus olemas, aga seda ei tehta, vähemalt mitte olulises mahus. Et ma käisin kunagi, ma arvan, et sellest on juba 10 aasta tagasi mingi konverentsil, kus Peugeot säästlikkus juht rääkis, et meil on täna 20 000 erinevat plastikuliiki, mille tõttu plastiku taaskasutamine on mega keeruline. Sellepärast neid sa segad on ju, kõik see taaskäitamine läheb tänu selge. Tegelikult meil oleks vaja globaalselt umbes 4 väikeste variatsioonidega. Me tegelikult ühiskond saaks väga hästi hakkama sellega. Ja siis oleks seda ka meeletult palju lihtsam taaskäidelda. Sul on 4 hunnikut, kuhu oma plastikasjad saab panna.
ma ütlen, tegelikult see on see, mis minu jaoks on see rohepööre. See on see, mis minu jaoks on see nii-öelda see, kui me tahame jõuda sinna nullheiteni. See, et me täna sertifitseerime, täidame mingid paberid, ostame ühelt sertifikaati, teiselt sertifikaati, istutame samamoodi neid puid metsa, aga müüme nende puude seotud süsiniku kellegile maha, et see saaks nii-öelda, ei peaks oma emissioone vähendama. No, see on minu meelest nagu nullsumma mäng, mis tegelikult ainult toob kaasa selle, et meil on mingisugune on tekkimas tööstus, mis mitte mingisugust lisaväärtust ei loo, aga tekitab ühiskonnale meeletult suur kulu. Ja see kulu lõppkokkuvõttes on see, mis inimesed sellest, nii-öelda sellest rohepöördest eemale peletab, sellepärast, et ütleme ausalt, aga suurem osa maailmast ei ole valmis seda kulu täna kandma. Et see, et nagu sa tegeled reaalsete küsimustega, sa tegeled reaalsete lahendustega, sa tegeled reaalsete toodetega ja sa lähed samm-sammult koos tehnoloogia arendusega selles suunas, ma arvan, et see on ütlemata tähtis. Jah, et see mõistlik taaskasutus, ütleme siis raiskamine on selle asja tegelik nimi, et raisata ei ole mõtet. Absoluutselt. Ja siis ei ole mõtet ka ükskõik mida raisata, kaasa arvata energeetikat. Saastamine on halb, väga selge, kõik on nõus. Keegi ei vaidle sellele vastu, eks ole. Aga mingil määral saastamine jälle, me ei saa, ütleme selles mõttes nagu, saastamine on nagu ägedam sõna on keskkonnamõju, on ju. Et mingi ilma keskkonnamõjuta ei saa elada. Inimene üldse ei saa elada ilma keskkonnamõjuta. Aga ütleme, et sa lähed siis, mis on väiksema keskkonnamõju poole kogu aeg. Et see on nagu see. Aga siis ongi see küsimus, et kõik see on loomulikult kallis. Ja kui me konkreetselt vaatame praegusel hetkel ikkagi maailmapoliitika suundasid, siis kuidas see Euroopa siin nüüd välja paistab sellega, et meie oleme valinud selle CO2, sellega tegeleme. USA ütles nüüd, et neile aitab sellest. Hiina niikuinii ei huvita. India laseb ka samamoodi edasi, eks ole. Ja seal Indias, Hiinas on vähem, nüüd Hiinas on see õhupuhtusega parem, Indias on igal juhul see õhupuhtusega ka, kuna söejaamad on neil ikkagi endiselt mustad, neid saab puhtamalt ka ehitada, aga neil on ikkagi üpris mustad, õhuga on probleem, eks ole, edasi. Aga konkurentsivõime mõttes. Ja vaat see üks kriitika on ju see, et Euroopa saab kõike seda tehes, lõpuks meile jäävad ilusad majad. Ja ma arvan, ma ütlen, maailma kõige suurem taastuvenergia arendaja on Hiina, on ju. Nagu ma arvan, et Hiina arendab rohkem taastuvenergia kogu maailm kokku, on ju. Ja lisaks ka kõige suurem söetarbija. Kindlasti on ta täna ka kõige suurem söetarbija, on ju. Aga ma arvan, et selles mõttes nagu, ja ma arvan, et see sama, mis sa ka mainisid, see elukeskkond on ju, see elukeskkond on tegelikult nagu nii-öelda must elukeskkond on ühiskondlikult meeletult suur kulu mingi hetk. Et see, kui inimesed on haiged, on ju, kui nende eluiga on oluliselt lühem, on ju, et see tegelikult on ka nagu kulu, on ju, et ma ütleme selles mõttes, et kui me nüüd mõtleme seda, et maailm on muutunud alates jaanuari algusest tänu sellele, et Ameerikas on nii-öelda uus juht, on ju, siis ma ei ole nagu, selles mõttes, ma ei ole sellega 100% nõus. Et kindlasti on seda retoorikat on muudetud, on ju. Kindlasti on seda, ütleme nii, et kas siis poliittehnoloogiliselt või maailmavaateliselt võib-olla president Trumpile see taastuvenergeetika ei meeldi, on ju. Aga ma arvan, et see ei muuda oma olemuselt seda konsensuslikku teadlaste lähenemist, et kliimamuutused on probleem. Ja ma arvan, et aja jooksul saab tegelikult olema väga kallis probleem. Võib-olla isegi palju kallim probleem, kui sellega täna nagu mõistlikus määras tegeleda. Aga ma ütlen, et minu jaoks ei ole see probleem ei ole seotud mitte sellega, et otsida keskkonnasäästlikke ja mõistlikke lahendusi, vaid minu jaoks on see probleem see, et täna on sisuliselt peaaegu kogu aur läinud selle peale, et kuidas paberit tõsta ühelt launurgat teise. Ja see nende paberite tõstmine on ühiskonnal läinud meeletult kalliks. Sest kui me mõtleme, et okei, et mida nüüd on siis tegelikult Euroopas on rohepööre kestnud nüüd 4,5 aastat, on ju. Nii-öelda ametlik rohepööre, siis kui eelmine komisjon astus, nii-öelda tuli võimule, on ju. Et mida on Euroopas siis tegelikult selle 4,5 aasta jooksul tehtud selliselt ära, et need heitmed on vähenenud? Ma ütlen, et tegelikult suhteliselt vähen.
et lihtsalt on nagu hästi palju auru on läinud selle peale, et tekitada seda bürokraatiat juurde, tekitada seda paberimajandust ja tekitada neid igast vahendajaid ja sertifitseerijaid juurde. Ma küsin, et ikkagi niimoodi, ega ei ole ju lahendus see, et me paneme tuulikud. Et see ei ole energiapoliitikas ju lahendus. Ma arvan, et igal asjal on oma koht. Ja ma olen nõus, aga see ei ole lahendus. Ma arvan, et kindlasti on see üks osa sellest lahendusest. Kas ta ei tõsta meie energiakulusid selles mõttes, oleneb palju me muidugi paneme, aga ma räägingi, et ühest piirist ülespoole lihtsalt tegelikult topeltsüsteemid, võrguehituskulud, kõik see, et kas ta lukku ei löö seda? Jällegi, et ma vaatasin, oli Google'i juht vist oli USA kongressis, ma ei tea, paar nädalat tagasi rääkis AI-st on ju, ja ütles, siis oli küsimus see, et missugune on see Ameerikas arendatava AI energiakulu USA-s on ju. Ja siis see loogika oli see, et ta ütles, et meil on vaja 2026 lõpp oli äkki, on vaja 27 gigavatti uusi elektrijaamu. Ja aasta 2030 oli äkki 62 gigavatti uusi elektrijaamu. Mis ütleme, gigavatt on suur tuumaelektrijaam on 1 gigavatt on ju. Ehk et meil on vaja siis, või Ameerikas on vaja järgmise 1,5 või 2,5 aasta jooksul siis ehitada 27 uut tuumaelektrijaama. Lihtsalt selle jaoks, et neid AI servereid jooksutada. Ainult selle jaoks. Et ma ütlen see, kui me vaatame nagu tänast meie elektriportfelli, ka me räägime, et Soomes on hästi odav elekter on ju, või et meil on Rootsis on hästi odav elekter või Norras on hästi odav elekter on ju. Kui me mõtleme, et mis täna toimub, on see, et kõik need data centerid, kuhu nad kolivad on ju. Nad kolivad Soome on ju, nad kolivad Rootsi on ju, nad kolivad Norra on ju. Miks nad sinna kolivad? Seepärast seal on odav elekter, neil tegelikult inimesi väga vaja ei ole on ju. Neil on vaja suhteliselt turvalist investeerimiskeskkonda, riigi nii-öelda see rahandusreiting hästi täht, sellepärast neil on palju raha vaja panna sinna on ju, ja odav elekter on ju. Nii, nüüd kui see odav elekter Skandinaavist otsa saab, sellepärast see läheb sinna data centeritesse, siis tegelikult ju kogu Baltimere regioon peab hakkama uusi võimsusi ehitama. Ei muidugi. Ja mis need võimsud on? Ei, aga tuulega ma ei päästa seda. Kindlasti me ei päästa seda tuulega, aga ma ütlen, et tuul on üks osa sellest. Tuumajaam. Ma ei näe muud valikut. Aga mis see tuumajaam elektrihind on? Isegi mingid arvutusi selliseid teinud. Mis ta on? Ega ta selles mõttes turu mõistes, ma arvan, teeb stabiilsema hinna ja sama välja. Et ta kõigub, tuleenergia hind hakkab sul kõikuma üles alla niimoodi, nagu me oleme seda näinud. Absoluutselt, ta kõigub, aga jällegi, et ma ütlen, et ega see, kui me tahame, meil on 2 eesmärke, et me tahame saada mõistlikku elektri hinda ja me tahame saada mõistlikku nii-öelda süsiniku jalajärgi energeetikas, siis meil on vaja nii-öelda arendada süsinikuneutraalset või vähese süsinikusisaldusega energeetikat on ju. Tuumaenergia on seal ka seal sees kindlasti, aga tuumaenergial on oma nii-öelda nagu muud probleemid on ju, mida kindlasti ei ole mõtet välistada ja ma arvan, et tuumaenergia uus ehitatav tuumaenergia täna ei ole eriti odav. Et selles mõttes see loogika, et mina arvan, et kui täna Eestisse tuleb tuumajaam, siis see tuumaenergia hind on kallim kui tänane turuhind. Kindlasti on seal võnkumist palju, kui tänases nii-öelda selles tuuliku ja päikse teemas on ju, aga me peame ka ühiskonnana õppima seda võnkumist ära kasutama. Et mingitel perioodidel ongi elekter on odav, mingitel perioodidel on ta kallis, mingitel perioodidel on ta väga kallis on ju. Et seal peab olema ka kindlasti nagu see, mida me täna suhteliselt vähe teeme, on see, et nii-öelda see kliendi respons, et mis siis saab, on ju, kui mul on, ma ei tea, hommikul on elekter 500 eurot megavatt-tund, aga öösel on elekter 30 eurot megavatt-tund, on ju, millal mu pesumasin töötab, on ju. Kas mul on kodus akupank, et ma suudan seda elektrit salvestada, on ju. Et ma arvan, et see nagu, see pilt ei ole nagu lineaarne ja mustvalge. Ei ole kindlasti, aga keskmiselt kipub nii olema, et seal, kus sa arendad rohkem seda just nimelt juhuelektrit, nagu seda nimetatakse, siis keskmine hind kipub ka kõrgemaks minema. Nii lihtsalt erinevate riikide näitel, ma olen vaadanud, nii on, Hispaania, Taani, Saksamaa, et nii ta on, just nagu keskmist arvestades, aga
selles mõttes on sul õigus, et kui sa kasutad seda siis sel hetkel või teisel hetkel, et siis võid sa ju ka odavamalt saada. Aga ma ei tea, ma ei hakka siin seda lahendust niimoodi otseselt mina ütlen seda, sulle ette kirjutada, kuidas sina arvad. Sellepärast mina ütlengi, et ma arvan, et energeetika on matemaatika. Tegelikult energeetika on hästi lihtne matemaatika ja selle matemaatikal on tegelikult ka selle taastuvenergia arendamisel on üks nii-öelda mudeli kulu on CO2 hind. See on selles mõttes kunstlik, et see on meie pandud sinna juurde. Just, aga see on see on see maailmavaateline komponent energeetikas. Jah, ma olen nõus. Ma olengi nõus maailmavaateline. Enne kui ma ei taha sinna juttu viia, aga ma lihtsalt märkuse korras, mina näiteks ei saa öelda, et meil on teaduslik konsensus, sellepärast, et ma olen ise intervjueerinud erinevaid teadlasi, kes seda konsensust ei poolda, mis puudutab inimtekkelist, eks ole, kliima soojenemist ja sellest tulevaid probleeme. Aga ma ei hakka selles mõttes, vaidlustamine ongi sellised perspektiivid on ju erinevad, eks ole, sellistel asjadel, et see ongi see küsimus, et kuidas ja mismoodi see arutada, aga kuna me räägime energeetikast, eks ole, et siis minu arust väga õigesti, et ongi lihtne matemaatika. Ma sellepärast kuulengi selles mõttes huviga, et sa saadki läheneda selles suhtes, sa saad niipidi läheneda sellele, et sa kasutad ära turu kõikumised, tõenäoliselt sa võidad siis või siis läheneda niimoodi nagu üldiselt. Aga ma ikkagi ettevõtja seisukoha, kumb siis parem on? Et kas ettevõtja suudab või investor suudab või tahab turu kõikumisi kasutada? Ma arvan, et ega täna on ju, kui sa võtad uus ärimudel on, ehitatakse ju akupankasid on Eestis päris palju. Tegelikult suur osa nendest ehitatakse turu vastu. Ehk et seal ei ole mingit toetust, seal ei ole nii-öelda keegi ei maksa kellegile midagi, see on puhas turg. Ehk et sul on jällegi, et ma arvan, et kui jällegi, eks nüüd on triangel see, et mida Elering teeb, on ju, kas Elering nüüd keerab selle turu pea peale sellepärast, et ta ütleb, et ma suudan seda odavamalt teha, on ju, või ta laseb sellel turul kasvada, toimida ja see turg jällegi ettevõtjad nii kaua investeerivad, kuni nad näevad, et seal on tulu, on ju, ja hakkavad neid tippe ise kahandama. Et ma arvan, ma ise usun jällegi, et kui me oleme siin erineval seisukohal, siis ma arvan, et see on okei, on ju, aga ma ise usun, et kui me tahame sinna kliimaneutraalse poole liikuda, siis me peame energeetikas ka leidma ja nii-öelda välja mõtlema natukene teistsuguseid lahendusi ja natukene teistsugust disaini kogu selle elektriturul. Aga ma korra läheksin tagasi sinna samma Euroopa Liidu ja ma ei tea, Eesti nende otsustamatuse juurde. Vaata, sa ütlesid, et öeldakse, et teeme, aga justkui midagi ei tehta. Et kui sa vaatad nüüd seda kliima ja poliitikat ja rohepööret, et kui tõsiselt siis tegelikult mõeldakse seda, et me peame oma keskkonda hoidma ja säästma? Jällegi, et ma arvan, et ega selles mõttes ütleme, kui me mõtleme kuidas on Euroopa Liidu rohepööre täna tõlgitud Eesti majandusse, siis Euroopa Liidu rohepöördest Eesti majandusse kõige suurem nii-öelda osa või nii-öelda kõige suurem roll sellel on see, et ärme metsi majanda ja hakkame üha rohkem metsi kaitsma. Ja see on nii-öelda minu meelest Eesti majanduse rohepöörde kõige suurem tulemus või vili on. Kuigi jällegi mina arvan, et nii-öelda metsade jätkusuutlik majandus, puit kui materjal on ju, peaks olema nii-öelda selle rohepöörde vundament on ju. Et vähendame neid fossiilseid materjale, vähendame neid materjale, mille tootmine on fossiilselt megamahukas on ju, ja kasutame rohkem puit on ju. Ehk et võt see on see teema, mis mina ütlen, on see, et see rohepöörde eesmärk vähendada süsiniku kasutamist ühiskonnas on tegelikult läbi igasuguste niisuguste veidrate regulatsioonide, mida Eestis veel võimendatakse oluliselt üle, on ju, keeranud selle eesmärgi tegelikult risti vastupidi, on ju, kus jällegi, et võtame, ma toon Euroopas, lähme natuke aega tagasi, Euroopas oli üks suur kogu see nii-öelda energeetika süsiniku vähendamise eesmärk, on ju. Eesmärk on ju see, et Euroopas vähendatakse energiasektori süsiniku intensiivsust, see on väga nii-öelda pikk lugu, et see ei ole sugugi viimast 4 aastat. Ja mis selle tulemus oli see, on ju, tulemus oli see, et otsustati, et maagaas on oluliselt puhtam kui kohalik kivisüsi. Mis sellest sai, on ju, me täna kõik teame, on ju.
oli Nord Stream 1, Nord Stream 2, Venemaa gaasijuhtmeid veeti terve Euroopa täis, on ju. Euroopa enda söökaevandus pandi kinni, kõik inimesed lasti lahti, sööjaamad pandi ka suures osas kinni, on ju. Ja kogu nii-öelda see Euroopa energiatööstus läks üle Venemaa gaasile. Noh, ma ütlen, võt see on täpselt see asi, mida me selles rohepöördes täna peaksime nagu vältima, on ju. On see, et me nagu, meil on mingisugune suur eesmärk, aga me käitume nagu nii rumalasti, et me justkui täidame mingisuguse tärnikese saame siin ära panna, on ju. Aga väga palju muid asju keerame tuksi, on ju. Et see on selle rohepöörde minu jaoks nagu hästi suur probleem täna on see, et me peaks nagu tegelikult ikkagi mõtlema neid reaalseid lahendusi, toetama neid reaalseid algatusi, vahest ka lihtsalt sellega, et me ütleme, et see on mõistlik asi, on ju. See ei eelda ilmtingimata seda, et sinna riik peaks meeletult või maksumaksja peaks meeletult raha juurde panema. Aga lihtsalt ka sellega, et ütelda, et okei, see on väga äge asi ja see on see asi, mida me peame tegelikult tegema. Et kui ma nagu, ütlen, et jällegi, et minu meelest nagu see praktika on tõe kõige parem kriteerium, et kui me mõtleme, mida on nüüd 4,5 aastat Euroopa rohepööret Eesti majandusele teinud, mõtleme, mis on teistmoodi läinud täna, on ju. Prügi sorteerimine on võib-olla tulnud, on ju. Et biojäätmed pannakse eraldi, on ju. Kuigi nad vist jõuavad lõpuks ikka samasse kohta, aga see selleks. Need riided, mida mina sorteerisin, me sorteerisime auglikud riided, viime eraldi jäätmejaama, lõpuks ikka lähevad kõik ühte kohta. Aga ma tahtsin seda küsida, et aga see kliimaseadus, mida praegu planeeritakse, millega edasi minnakse, kas see tuleb siinkohal siis appi lõpuks või? Ega me täna ju ei tea seda, mis ma arvan, et see eelmine kliimaseadus on ju, ma arvan, et ka nii-öelda riigiametnikud ja poliitikud seda aru, et sellisel kuul ta kindlasti nagu ei tööta. Et mis see uus versioon on, ma ei tea, ma ei selles mõttes ühtegi ju drafti või ühtegi ettepanekut või mõte, et mis see uus seadus endast sisaldama peaks. Ma ei tea, et seda oleks, on, et hästi raske on nagu ütelda, et see kõik sõltub ja mis seal seaduses kirjas on. Aga see esimene draft või sõnaga, mis selle siis, mis sinu vaates, kas see oli nagu midagi mõistlikku, millega üldse välja tuldi? Mina ütlen see, et kui me mõtleme nagu kliimaseaduse eesmärk oli see, et me peaks nagu liikuma nii-öelda, et meie majandus üldiselt ja meie ühiskonnakorraldus liiguks selle poole, et meie kliimajalg oleks väiksem. See tähendab seda, et ettevõtetel, kes tulevad Eestisse investeerima nii-öelda kliima siis madala kliimajäljega projektidesse, peaks tekkima nagu õiguskindlus, et kui sa tuled, teed selle investeeringu, on ju, siis sul on elu hästi. Ühesõnaga, see peaks andma investeerimiskindlust, on ju. Mina lugesin seda seadust ühte teistpidi, ma olin seal ühes juhtgrupis, on ju, et investorina ma ei läinud sealt mitte ühtegi sätet, mis annaks mulle kindlus, et Eestisse tasub investeerida. Ja kui seda seal ei ole, see oli kunagi ka ju Ahti Asmani idee, on ju. Et selle kliima nii-öelda seaduse mõte võiks olla see, et majandus ja ettevõtted saaks endale nagu kindlus, on ju. Et see, mida ma teen, on okei, on ju. Ja see, mida ma teen, siis see ei ole okei, on ju. Et niikaua, kui seda ei ole seal kirjas ja niikaua, kui see ei toeta Eesti majanduskasvu tänases geopoliitilises olukorras, me on üks seadustele vaja. Kuule, aga Raul, ma vaatan, et meil tegelikult tänaseks saateaeg on ka vaikselt siin täis tiksunud, et väga sisukas ja minu arust hea arutelu oli, et Raul, väga täname sind, et said aega tulla ja oma mõtteid avaldada. Aitäh! Mina tahan aga kõigile kuulajatele ja vaatajatele veel meelde tuletada, et meil on käimas ka portaali vabaduse.ee toetuskampaania, mille abil loodame katta oma järgmise poolaasta tegevuskulusid, nii et kui sul on see võimalus, hea kuulaja, siis vabaduse.ee alaleht toetaja tule pane kõrge all. Meie kohtume aga juba õige pea, nägemist! Kõik head!